it out. No Pepsi Max. Aga tegelikult hakkame siin KFC-s kohe lõunat Ristoga sööma, sellepärast et meil on üks selline hästi hea lennuühendus Tallinnaga ja thanks a lot, hashtag Poola lennukompanii. Peaksime tegelikult olema juba Varssavis nautima mingit mega head sööki, mida Porsche inimesed on meile lasknud ette valmistada ja varsti istume juba uue Makani rooli, aga me saame 5,5 tundi lennujaamas aega veeta. Peale vahvat seiklust kõige Tallinna lennujaamas oleme me õnneks kohal. No muidugi meile pandi ju, me jäime viimaseks, me saame tavalise Makani, teistel on siin S-id ja GTS-id. Aga noh, parem hilja ja ükski auto kui mitte midagi. Saame oma ilusad käepaelad ja põhimõtteliselt võime kohe rooli astuda. Enne pistetakse pulgad ka ninna. Me oleme ju sellest läbi. Korraldus on super. Meid oodati ilusti lennujaamas ära. Tütarlaps tervitas meid hotellirespas. Kõik on valmis pandud. Jääb ainult kohale tulla. Jah, jääb ainult üks mure. Saada Tallinnas siia. Can I see your passport? Where is it? And it's out. Ma arvan, et Makaniga sõidukogemus saab olema mugavam. Ikka nad saavad su kätte ja panevad pulgad ninni. Mis võiks veel parem olla? Nüüd hakkas sadama ka. Ja must auto. Jah. Kuna Varssavi linna jõudes hakkas veel vihma ka sadama, siis me oleme teile uue Makani esitlemiseks leidnud selle linna kõige ilusama parkimismaja. Ja Makanist rääkides, siis mudel tuli välja Porschel aastal 2014. Tänaseks on müüdud 600 000 sõidukit ja miks ta Porschele oluline on? Sellepärast, et 80% Makani ostjatest ei ole enne Porschet omanud. Ja teine asi veel, väga pakub see mudel naistele huvi ja Hiina, kus müüakse väga palju Makane, isegi siuke Makani üks suurimaid turgusid, seal on lausa 60% selle mudeli ostjatest naisterahvad. Makan on saadaval 3 versioonis ehk Makan, Makan S ja Makan GTS. Ja see alumine ots, ehk millega meie öises Varssavis kulgeme, on siis rida 4 ja mina ütleks, et tegelikult juba sportlik, sellepärast, et 265 hobujõudu ja 0-100 6,2 sekundit. Mida enamat sa ühest siuksest kompaktsest linnamaasturist justkui vajaks. Aga kui me liigume ülespoole S ja GTS juurde, siis sealt kapoti alt naeratab meile vastu 2,9 liitrine biturbo V6. Ja kuna Porsche arvust on alati rohkem parem, siis uuele Macan S-ile on pandud juurde 26 hobujõudu ja uuele Macan GTS-ile lausa 60 hobujõudu. Ja koos sportkrono paketiga teeb see 0-100 4,3 sekundit pöörane. Ma ütlen, sõbrad, pöörane. Meie seiklused ei ole veel läbi, sellepärast, et me peame suutma ka selle
ägeda parkimismaja eest ära maksta ja tegelikult me peaks 4 minuti pärast olema hotellis, kui vaata sinna, siit me välja küll ei saa. Kuna me olime täiesti pooljuhuslikult, aga väga oskuslikult valinud oma filmimise parkimismaja põhimõtteliselt hotelli kõrvale, siis me jääme ainult 3 minutit hiljaks. Ja meile lubati erilist õhtusööki, kuna me jäime ju kõigest selle loti korraldatud jama pärast ilma. Kõrval on Adrian Börner ja ta on meie piirkonna Porsche toodete eest vastutav isik. Hi Adrian. Good morning. Good morning to you also. It has been not the best weather in Warsaw, but at least we have perfect cars here to drive. That's true. So today with the brand new Macan 3, new facelift. Yeah, and about Macan, Porsche is the name for the sports cars. What are the main ingredients taken into account when creating a compact SUV? Of course, we took over like all the technical details that we use also in our other model ranges, like for example Porsche torque vectoring to have a really rear biased powertrain system that is giving you good dynamics on the roads. Also other things like the brakes, we use the Porsche surface coated brake and the Porsche ceramic composite brake that you know from the 911 as well in our cars, as well as for example in the GTS, the new sports air suspension, lowering the ride height by 10 millimeters, giving you really good feedback to the driver on the road. Macan GTS, it is a top-notch sporty compact SUV. Is there still like a market customers for those versions, or is it just there for the brand DNA? I would say both. Of course, it's a big brand DNA thing, the GTS models, which we have throughout our entire model range and is always really special to the customers. But I would say there's more. The GTS packages, as just simply the interior, for example, with the race tags and the different feel and look, some customers really want that. They want to have this really sporty oriented interior style, which you don't get in the other models. That's the first thing. The second thing, for sure, we still have customers that are really petrol heads and don't use it only as an everyday car, but also use it for longer road trips. And then for sure, I mean, you will experience it, but there's a big difference then between the S and the GTS again, with 60 horsepower more, the lower ride chassis. I think it's still worth having it. Peale intervjuud Adrianiga meil oli veel väikene chit-chat, arutasime seal Porsche minevikku, Porsche tulevikku ja peale seda öeldi, et oota, mis autoga te täna sõidate? Ma lähen korra vaatan ja organiseeriti meile. Siin on 7 autot, üks neist on GTS ja öeldi, kuulge, tee siis veetke see teine päev GTS-i roolis. Macaniga lubatakse meile 4,3 sekundit 0-100-ni. Tragi on valmis. Vihmamärjal asfaldil 4,31. Sportlikumat touchi on lisatud ka uuenenud Macani välisdisaini. Sportlikud küljepeeglid ja täisleed tuled on nüüd standardis. Esiosa on siin vähe kohendatud, ikkagi faceliftiga tegemist, lisatud erinevaid mustasid elemente ja siis sellist 3D tekstuuri, mida lisavarustusena on võimalik ka siia külje peale saada. Ja kui me liigume sõiduki tagaossa, siis siin all servas on need samad 3D elemendid muidugi, aga see diffuuser ja 4 summutitoru otsa.
uue põlvkonna Defender on automaastikku lumanud niivõrd, et Eesti aastaauto valimistel 2021 saavutas see maastur hõbemedali. See on üks nendest autodest, mille ma endale kohe ostaksin. Muidugi, kui minu sissetuleku juures saaks endale sellist liisingumakset lubada. Tegelikult hind alates on 56 000, aga sa võid selle rahulikult 2 korrutada, sest sa võid ka ju valida endale natuke rohkem lisavarustust ja erksama mootori. Ehk tegemist on Defenderi 3-ukselise versiooniga, autoga, kus taga istuvad lapsed ei näe väga aknast välja. Auto, mille pagasnikus on pagasnikuid, kuhu saab panna rohkem asju. Auto, mille teljevahe on pikema teljevahega autosid olemas. Aga see on auto, millel on muudetava kõrgusega õhkvedrustus. Auto, mille eesmine ja tagumine ülend on väga lühikesed. Ja sellest samast teljevahest rääkides, mis võiks olla maastikul parem. Ja maastikul olemine sellele autole väga meeldib. Nagu ka klassikaline Defender, siis on ka uue põlvkonna oma jaotatud 3 suurusesse ehk 90, 110 ja 130. Ja nüüd ongi meie proovida see kõige väiksem ehk Land Rover Defender 90. Korra ma olen selle autoga saanud Liivas hullamas käia, sest et käisime ühel vahval fotoshootil koos Roman Neimani ehk vanaisaga. Näete, kui selle autoga vette sõita. Tema saab aru, kui sügavas vees sa oled. Siukene weight sensing funktsioon on ja kuni 0,9 meetrit on lubatud. Meil on siin praegu, saab natuke rehve pesta. Aga kui lihtne on selle autoga maastikul sõita, kui lihtsaks see on tehtud. Erinevad kaameravaated, mida nii-öelda vanasti autodel ei olnud. Jagab ta sulle igasugust infot kätte, lisaks siis muidugi kõik erinevad sõidurežiimid, mida suure Defenderiga oleme ka tegelikult järgi proovinud, sellepärast, et kui sa paned ikka liivarežiimi ja lähed liivasest mäest üles sõitma, siis ta sõidab, tavaasendis ta seda ei tee. Teate, kui tore, et on olemas sellised autod, mis pakuvad sulle emotsiooni, kus sa saad nautida seda, et sa sõidad selle autoga justkui päriselt. Aga muidugi maastikule minnes, siis enne kui sa, nagu, kuidas ma ütlen siis, päris sellest ei piisa, kui sa endale lihtsalt Defenderi ostad, mingisugused teadmised maastikul liiklemise kohta. Ja ka selle kohta, kuidas sa oma autot kasutad, ehk siis neid erinevaid režiime tarbid, võiksid sul olla. Ai, selle lühikese teljevahega. Easy! Mu vanaema sõidaks ka siit sellega üles. Vanaemadest rääkides. Kahjuks küll mitte meie turule, aga seda autot saaks tegelikult ka kaubikul. Land Rover 90, 2-kohaline sportauto. No ja see lühike teljevahe, vaata, kui lihtsaks see teeb näiteks metsa vahel sõitmise. Sõidad ja naudid. Ma jäängi siia ümber mändide keerutama nüüd. Vaata ise. Nii, ühe puu taha lähen, teise puu tagant tulen. Kõik puud on igal pool kaamerate peal näha. Siit saab ava. Vaatan, mis siin ratta all toimub. Kui tahan. Ja kui ei taha, siis mis ma veel saan? Siit muidugi. Ma vaatan nüüd hoopis eest kaamerast. Sellepärast, et ma tahan teada, mis seal eespool toimub.
hädasti oleks sihukest autot endale vaja. Ta ei ole praktiline. Ja kõik autod ei peagi olema praktilised. Mõni auto võiks olla lihtsalt tarbimiseks, sõitmiseks. Lõbus. Sõitmine peab olema lõbus. 3-liitrine diisel. 187 kilovatti. Lisaks 10,5 kilovatine elektrimootor siia abiks. Ja no muidugi, kui sa arvad, et see 7,2 sekundit 0-100 on nagu maru vähe, siis sa võid võtta ka 5-liitrise V8 ja sõita selle pisikese maasturiga 0-100 5,2 sekundiga. Maastikult ära tulnud, siis lased auto uuesti madalaks ja paned ta mugavusrežiimi ja vaatad, kuidas inimesed liikluses hulluvad, sest maastikul liikudes üks tore asi ongi see, et ega seal tihti ega keegi sulle jalgu ei jää. Ja kui oled oma metsasõidud ära sõitnud, siis paned natukene viisakamad riided selga. Linnasõidust rääkides, siis vaikne. Juhi koht on täpselt samasugune nagu pikal versioonil. Ja kui vaja, siis saab ju ikkagi lapsed ja pere peale panna, sest et tehnilises passis on kirjas 5 kohta. Ma lähen nüüd sõpradega kinno.